seekord tulime siis jälle ringrajale. Ilm on vähe parem, päike paistab, väga palav ei ole, ehk siis mootori jaoks on ideaalsed tingimused. Lähme vaatame, mis see auto suudab. Miili peal on 2 korda lõpuni lastud, nüüd oleks aeg proovida ringrajal. Selliseks kujunes siis tänane õhtupoolik siin Auto24 ringil. Viimased autod on veel seina ääres. Enamus on rajal. Me jää auto alla. Ilus päikseloojang. No kuidas meil siis läks? Meil läks päris hästi. Saime uue isikliku rekordi, 1.41. Põhimõtteliselt pidas auto ka kõik vastu, kuid viimasel ringil kadus meil rõhk ära. Seekord õnneks turbo ei läinud katki. Aga tea, kui hästi see paistab siit. Vot siin on tihend. See tihend peaks tegelikkuses olema kollektori ja turbo vahel, mitte kindlasti siin kõrval turbo peal. Igatahes see põhjustab meil siis leket ning tänu sellele on meil väga vähe boost'i. Muus osas nagu kõik on tipp-topp. Välja tulid mõned kohad, mida tuleks parandada või õigemini nii-öelda paremaks teha. Esimene asi on pidurid. Sellised tänavaklotsid. Need lähevad jube tolmuseks ja paari ringiga muutub pedaal üsna pehmeks. Eks selle teise asja probleem on muidugi piduriõlis, et see tuleks vahetada välja selle racing õli vastu. Kuid need väljad olid jah enne sõitu läikivad puhtad, nüüd on seda musta läga ikka õudselt palju. Slick hakkas väga hästi tööle, endiselt tuline, kleebib, igasugu pahme korjab külge. See esimene punkt oli jah siis, et pidureid paremaks teha. Teine asi on see, et kui sa ikka 195-ga oled kurvis, siis jubedalt kisub sinna nurka või teistes kurvides viskab sind keskele. Ehk siis ei oleks vaja mingeid asjalikumaid istmeid. Ilmselt mingid pool korve siis, et tänaval oleks kõik legaalne sõita. Ja siis ilusti traksid asjad peale. Ja kolmas asi, mida oleks vaja, on amordid. Meil on nüüd Eibachi Pro Kit madaldust, aga amordid on nüüd täiesti tavalised Kübi Street. Ehk siis siuksed, mis on igal ühel A4-ga, kes sõidab.
kui siia tuleks nüüd samamoodi sellised korralikud sportamordid panna, siis ta on meil vähe paremini juhitavam. Ilmselt kui oleks päris stokkvedud olnud, siis see oleks lihtsalt nagu aerupaat olnud. Kuid tänu sellele madalduskitile on ta juba üsna okei, aga annab alati paremaks saada. Ja neljas asi, mida siin muuta annaks, on nüüd kõik esisilla puksid välja vahetada jäikade pukside vastu, ehk sellest polumaterjalist. Siis kaob samamoodi see läbipaindumine ära. Ning pärast seda võiks siis juba sihtida aega sinna 1.35 kanti äkki.